медиа-личность. На плакате мы сильно много не расписывались, потому что все мечтают в тишине. И главное, чтобы мы показали себя и то, как мы пройдем свой путь. И мы готовы представлять школу, и мы хотим, чтобы школа отражала нас. В принципе, это все, что мы хотели сказать, потому что говорю я одна, но они все так же думают. Позитивными эмоциями. Да! Me oleme loomingulised. Tohkad. Aktiivsed. Rühmameelsed. Meile meeldib töötada rühmas. Oleme parimad ja tublimad. Значит, в нашем классе все девочек, все мальчики и девочки. В нашем школьном приюте есть собачки, кошечки, курочки, морские свиночки, черепашки и синий глаз. Да, и синий глаз. Всем на 207 лет. Это больше, чем ваша бабушка. Мы все разные. Кто-то занимается спортом, кто-то музыкой, кто-то искусством. Но мы движемся к одной цели. У всех нас есть общая цель получить новые знания и закончить 12 класс. И мы надеемся, что мы будем жить дружно и никогда не будем ссориться. Meil on ilm väga hästi kaasa mänginud kõik aktused, mis oli sisse planeeritud. See ajal vihma sadas, kui see oli õues, siis oli ilus ilm, et ja väga ilus. Tervitab saalis viibijaid Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Palun.
Armsad õpilased, hea koolipere, tõepoolest ma ei pea kõnet. Ma tulin siia selleks, et teid tervitada. See õppeaasta algab Sillamäe gümnaasiumile eriliselt, sellepärast et Sillamäe gümnaasiumist saab riigigümnaasium. Meil on Eestis 26 riigigümnaasiumi, kelle hulka teie tulete ja minu poolt siis tervitus ja tere tulemast riigigümnaasiumite sekka. Riigigümnaasiumid on erilised, ma olen selles veendunud, igaüks on omamoodi eriline. Ma käisin kolmapäeval avamas 2 uut riigigümnaasiumi Tallinnas, Pelgulinna riigigümnaasiumi ja Mustamäe riigigümnaasiumi. Täna hommikul ma käisin avamas veel 2 riigigümnaasiumit, Narva riigigümnaasiumi ja Narva Eesti riigigümnaasiumi ja täna on mul 5. riigigümnaasium, mida ma avan, Sillamäe gümnaasium. Nad on kõik väga erilised. Mustamäe gümnaasiumis viis aktust läbi tehisintellekt. Pelgulinna riigigümnaasiumis räägiti meile keskkonnakaitsest, kliimamuutustest, jätkusuutlikkusest, puidust, puitarhitektuurist. Narvas räägiti identiteedist ja keelest ja sellest, et kus on ja mis on Eestis nende inimeste roll, kelle kodune keel ei ole eesti keel. Ja ma arvan, et Sillamäe gümnaasiumi eripära seisneb ka täpselt selles samas. Te olete erilised, täpselt samamoodi nagu on eriline ka Narva. Ja ma loodan, et see gümnaasium suudab teile pakkuda ka erilist õpet, sellist õpet, mis teid toetab selles protsessis, et jääda iseendaks, aga integreeruda tugevasti ka Eesti koolivõrguga, Eesti haridussüsteemiga, Eestiga tervikuna. Nii et tervitan teid riigigümnaasiumite seas, soovin teile head kooliaasta algust ja nii nagu ma kõigile teistele õpilastele olen ka soovinud, hästi oluline on see, et õppida saab siis, kui on välja puhatud, kui on vaim nii-öelda ergas ja selleks tuleb magada palju. Nii et ma soovin teile palju magamist, aga mitte tunnis, vaid ikka öösel kodus. Et magage öösel kodus hästi välja, siis on õppimine hästi hea. Ja kallid õpetajad, Sillamäe gümnaasiumi õpetajad, ka teile tere tulemast riigigümnaasiumite perre. Ma usun, et see saab olema teil muutus, mis on positiivne, et te tunnete tuge, toetust sellele, mida te siin Sillamäel teete, kuidas te nende noorte inimestega töötate. Luban omalt poolt, et seisame mitte teie ees kontrollina, vaid teie selja taga, teie toena, et teil oleks see tugi olemas sellel tööl, mis te siin teete. Arvo Pärt on öelnud, et igast ühest meist sõltub midagi. Kas vähe või palju pole oluline, sellepärast, et sõltub. Ja teist, kallid õpetajad siin Sillamäe gümnaasiumis, ma arvan, sõltub alati palju, mitte vähe. See, kuidas te endas energiat leiate, pühendumaks sellele tööle, on ülioluline selleks, kas need lapsed on positiivsed ja rõõmsad. Ja tänase tarkusepäeva ja koolirahupäeva puhul on ka paslik meelde tuletada seda, et ainult positiivse emotsiooniga saab hästi õppida. Nii et ka selles on õpetajate roll väga oluline. Ja õpetajate enda vaimne tervis on siin vaata, et kõige olulisem. Nii et luban ministrina, et toetan teid nii palju kui võimalik, et teie vaimne tervis ja teie positiivne energia siin Sillamäel oleks hea. Head koolijuhid, teile soovin jaksu. Jaksu ja energiat nende muutuste elluviimisel, mis mõlemad kooli siin ees ootavad. Nii et head kooliaasta algust kõigile. Aitäh! Olgu meie armas kogukond. Täna seisame me siin uue alguse künnisel. See on eriline päev, mis tähistab meie gümnaasiumi uut etappi. See on hetk, kus minevik ja tulevik kohtuvad ning kus meie teekond järgmise õppeaasta suunas algab. Õppimine on meie teekonna süda. See on võti meie tuleviku kujundamiseks ja oma eesmärkide saavutamiseks. Läbi õppe saame teadmisi, mis aitavad meil mõista maailma paremini ja panustada sellesse positiivsel viisil. Tahan kõiki õnnitleda teadmiste päeva puhul. Olge alati uudishimulikud ja ärge kartke õppida ka väljaspool klassiruume. Meil on praegu uus koolihoone.
Elvira Sillamäe raamatukogu, kellega me 11 aastat koos Viru tänaval koos töötasime ja elasime, et nüüd oleme meie lahkunud, aga teil on head uued naabrid ja kus on nüüd Eesti Põhikooli direktoris Natasha tulemast siia korraks külla, aga annan lubaduse, et tuleb ka teile külla. Me teeme koostööd ka Eesti Põhikooliga ja üldse Sillamäe linna põhikooliga. Ja hea kolleeg, et oleks ettepanek seda suurepärast seltskonda nüüd mõjutada. Väga hea ettepanek. Et ärme väga suuri tükke leita. Et öeldakse Eestiks vanasõna, suur tükk käib suur lõhki. Aga natukene magusalt ikka. Et siis jah, võitled sa ka varsõna? No, minister kahjuks vist lahkus, jah, ma saan aru. Ja. Nii et tänane päev on tõeliselt selle kõnede pidamise päev, et kui minister oli vist 7 aktus, siis minul on täna 3. Aga nii nagu ma eelmistel aktustel olen ütelnud, et võib-olla see 1. september on tähtsam päev kui aastavahetus. Et kui me natukene mõtleme, mis see tegelikult tähendab. 100 miljonid inimesed hakkavad ühtemoodi elama. 100 miljonid ühtemoodi. Peale 1. jaanuari kindlasti kõik ühtemoodi elama ei hakka. Et selles mõttes on see oluline päev ja aktusel said juba head soovid öeldud ja ma tõesti loodan, et sellest koostööst sünnib midagi uut, midagi sellist, mida tavalistel riigigümnaasiumitel ei ole võimalik saavutada, sest neil lihtsalt ei ole selliseid koosluseid või väga palju ei ole neid koosluseid ja ma usun, et me meie mõlemate lapsed või mõlemate koolide lapsed siis ainult võidavad. Head 1. septembrit. Head uut aastat. Nii, aga profid lõikavad kindlasti paremini, aga sisse lõigavad tehtud.